Okei, no nii, alustame. börsijutud, saade number 60. meie jälle siin. Märten, tervist. kas on siis nii, et uus aasta, uus sina, jooga ja avokaado? Mis Jooga ja edasi? avokaado või? Jah, väga hea. No tead, naljakas lugu. Tegelikult Mm. on küll uus aasta ja uus mina. Ma täiega tunnen seda. Mul on paar asja, mida ma tahtsin jätta eelmisesse aastasse ja mõned asjad, mida sellel aastal rohkem teha ja tahaks sellest tegelikult sinuga ka juttu teha No nii. mingisuguses sektsioonis. aga no kui sa nii küsisid, äkki siis alustamegi. ja ma ei küsi su käest mingisuguseid uusaasta lubadusi. Ma ei küsi su käest võib-olla mingeid eesmärke ka, mida sa omale tahad seada või oled seadnud, aga ma küsin seda, et mis on see asi, mida sa sellel aastal tahad rohkem teha, kui sa tegid aastal 2023? Kohe hommikul nii rasked küsimused, et niikaua kuni ma mõtlen seda, ma ütlen kuulajatele, vaatajatele, et me ei lepi omavahel enne saadet kokku, mida üksteiselt küsime, et seetõttu ma ei ole nagu vastusteks valmistunud, et ei ole kuskilt midagi maha lugeda, aga mida ma tahaksin sel aastal teha rohkem kui eelmisel aastal. ma ei tea, ma eelmise aasta lõpus, kui ma reisisin, siis ma mingi hetk tundsin, et ma olen ikka suht hedonist selles mõttes, et ärkan ja teen, mida tahan ja ei huvita, mis maailmas toimub ja naudin lihtsalt hetke ja oma elu. Ja tead, ma üleeile tegin just Vietnami viisa ära ja ootan nüüd vastust, et mulle sellest pimedusest ja külmast aitab, et ma ei tea öelda, kas ma nüüd see aasta rohkem reisin kui eelmine aasta, aga kindlasti rohkem kui üle-eelmine aasta. ehk siis võiks nüüd Aasias ära käia kevadel paar kuud ja siis tegelikult sügisel tahaks jälle Miami'sse minna. Et mingid Okei, siuksed mõtted on, aga turgude ja tööga seoses peaks lihtsalt jätkama oma hea protsessi, oma reeglite, oma süsteemiga, nii nagu see on paika pandud, mitte kuidagi oma reegleid rikkuma ja vaatama, mida elu toob nagu tööalaselt selles osas, et kui mul nüüd tekib mingeid uusi strateegilisi ideid, siis pigem see tuleb sellisest passiivsest õppimisest, et järsku on mingi heureka, mingi ahaa-moment ja tekib mingi idee, mitte see, et ma kuskil tuhnin raamatutes ja otsin midagi. aga, okei. aga räägi siis enda uuest aastast, mis mõtted, plaanid sul endal sellega seoses on, et mida teha paremini või teistmoodi kui eelmine aasta? No mida saab paremini teha ja teistmoodi, neid asju on palju, on ju, kui ma lihtsalt mõtlesin ühte esimest asja, mida ma tahaks sellel aastal rohkem teha ja juba nii-öelda teen ka, siis see ei ole üldse seotud ei ettevõtluse ega tööga ega ma ei tea, investeerimisega ka, vaid ma tunnen, et ma tahaks rohkem lugeda autobiograafiaid, mingit finantsajalugu, ilukirjandust, et kuidagi liiga palju olen ma seda ekraaniaega omale hakanud võtma ja ikkagi jälgid neid uudiseid ühte ja teistpidi, et nüüd ma üritan jälle päevauudistest ennast ära lõigata, siis need kohalikud uudisportaalid meil siin kodumaal ja mitte neid vaadata. Noh, üldse mitte, on ju, et küll need suured uudised jõuavad ühel või teisel moel ikkagi lõpuks vajadusel kohale, aga jah, et seda ekraaniaega kärpida ja lugeda sihukest ajatumat sisu ja noh, kohe üks asi, üks õhtu oligi nii, et täitsa haruldane juhus üle tüki aja, et olin sihuke paar tundi üksi kodus ja otsustasingi, et kell 7, pool 8, nii panin arvuti kinni, rohkem midagi ei vaata, läksin diivani peale, võtsin raamatu kätte, 1,5 tundi järjest lugesin ja see oli nagu mingi noh, lihtsalt nagu nii hea aeg iseendale kuidagi üle väga-väga tüki aja, ilma et vahepeal sibeleks nagu näpiks telefoni, on ju, ja kirjutaks midagi üles, mõtleks töömõtteid ja nii edasi. see on ülihea mõte, mul kohe sind kuulates meenus tegelikult üks point veel enda jaoks, et mida ma nüüd siin aasta alguses korra mõtlesin, et noh, vaata, ma vahel ikka, kui ma olen arvutis või toas või telefon on käes, ikka vaatan päeva sees, mida turud teevad, on ju, kuidas mingi asi toimib, aga ma nüüd selle aasta alguses just mõtlesin, et tegelikult peaks seda veel vähem tegema, et päriselt ka ei ole nagu vaja vaadata, mis toimub või mis päeva uudised on, nagu sa ka ise ütlesid.
sest see ei mõjuta midagi. See ei aita mind kuidagi, kui ma päeva sees vaatan, kuidas mu strateegiatel läheb, ma nagunii lähen nende strateegiatega teadmata, mida tulevik toob edasi, onju. ja üks mõte mul Aasiasse minekuga oligi see, et vaata seal olles USA turg on lahti siis, kui ma magan. Ehk siis mul ei ole isegi mm,. võimalik vaadata. Ma nagu noh, vaata sellest James Clear ja mis see Atomic Habits ja igast need harjumuste raamatutes ka on öeldud, et üks viis häid harjumusi lisada või halbu harjumusi eemaldada on siis lihtsalt kas teha halvad harjumused keeruliseks enda jaoks ja vastupidi, head harjumused nagu kuidagi võimalikumaks. Et siis üks see turgude jälgimine päeva sees, halb harjumus ongi hea nii, et noh, ma magan see aeg, ma ei saagi seda vaadata. aga enne kui te päevauudised ära cut ite, siis eile käisin Äripäeva raadios ja oli seal tunniajane saade, nii et see peaks juba väljas olema, kui see saade üles saab, nii et siis, kui see saade on vaadatud, siis minge kuulake ikka see Äripäeva saade ka ära, et see tuli päris hea, ma arvan. no see on ka teise nurga alt, see ei ole ju justkui sa ei kommenteeri mingeid päevakajalisi uudiseid, et see on ikkagi podcast või no tõenäoliselt su käest küsiti, aga ei, seda küll, ei, me rääkisime igast huvitavast asjadest, et ma ju olin tegelikult oma saates tagasi teisel pool lauda külalisena ja siis rääkisimegi sellest mm, saate tegemist, rääkisin oma portfellist eelmisest aastast, oma strateegiatest ja mõtteprotsessist, nii et selle tunniga midagi ikka jõudis rääkida. minu meelest need saated on ilma kontota ka kuulatavad, kuna need on sponsoreeritud saated. ja mm. -hmm. Korraks tagasi tulles nende raamatute juurde, siis jagan kohe seda mingit järeldust ja niisugust nagu kiiret õppetundi ka, mis ma sain või jah, niisugust tarkust, et hakkasin lugema, võtsin raamatu riiulist, mul on praegu ainult kaanet, sest raamat ise on juba seal elutoas laua peal, aga 1907. aasta kriisist siis ja paanikast ja kujutad ette nagu 300 lehekülge raamatut, mis räägib sisuliselt ühest kalendriaastast. okei, natukene seda eelmängu ja natukene seda lõppmängu, aga sisuliselt ühest kalendriaastast läbi erinevate inimeste, on ju, alates seal JP Morganist ja teistest suurtest vaaladest tollel ajal. Ja kui sa loed nagu sellist raamatut, siis ühtäkki ma sain aru, et mis oli minu eelmise aasta investeerimises kõige suurem viga, mille osas ma nagu mööda panin. Ja see tuli sellest, et ma olin kõigega kursis nagu nende uudistega, uudisvooga. ma teadsin, et Big Tech kärbib oma mingisuguseid kulusid ja laseb töötajaid lahti, näiteks Meta oli siis see asi, mis mul kohe meelde tuli. ja ja ma teadsin seda, aga ma ei pannud neid nagu otsi kokku, et see year of efficiency Meta jaoks tegelikult tähendabki seda, et need kasumimarginaalid lendavad ja kasuminumbrid lendavad no nii üles, kui üldse saab. ja veel sellise huvitava näitena aastavahetuse peol sain kokku ühe tuttavaga, kes töötab Eesti Meta filiaali jaoks, siis nimetame nii, ja siis ta rääkis, kuidas ta sai käsu eelmisel aastal vist ligikaudu 50 inimest, on ju, et 90% töötajatest koondada. ja, ja noh, ikka päris korralikult lõigati maha, on ju, et jah, sihuke huvitav tõdemus oli, et kui sa istud nendes päevastes uudistes, siis sa võid küll teha oma mingisuguseid analüüse, ükskõik kas fundamentaalanalüüsi või tehnilist analüüsi, aga, aga selle pika horisondi ja kvartalist kvartalisse või kvartalist kvartalisse ilmuva mõju nagu kuidagi unustad ära või ma ei tea, ei pane enam tähele. no mina olen enda jaoks mõelnud seda, et tänu sellele, et ma olen süstemaatiline ja algoritmiline, ma võin lubada endale meelelahutusena päevauudiste lugemist, sest see ei mõjuta mu tulemust. aga vaata, nii kui sa teed ikkagi sellist discretionary või subjektiivset analüüsi, süvaanalüüsi mingite asjade kohta, siis paratamatult see uudiste lugemine mõjutab su alateadvust, kas sa märkad seda või mitte. ta ikka mingil määral, kui sa kogu aeg sisestad endale Täpselt. mingit infot. mina olen endale saanud aru, et niikaua, kuni ma oma reeglitest kinni pean, niikaua ma võin seda tarbida meelelahutusena. aga ma tahtsin küsida, et mis teil seal kodus toimub, et raamatukaaned on ühes toas ja raamat teises toas, et mis mängud need on? Ma ei tea, mul on harjumus vähemalt, et kui on need pehmed paberkaaned, siis ma need võtan ümbert ära lugemise jaoks,
et ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib lugeda, kui seda paberit seal ei tolgenda ümber. okei, ja ma tahtsin seda ka küsida, et sul ju, sa Metast rääkisid, aga sul tegelikult Meta oli ju portfellis eelmine aasta. ma mäletan, me mingis saates aasta keskel lihtsalt rääkisime sellest, et kuna sul oli vaja vist müüa mingeid aktsiaid, siis Meta oli üks vist, mis oli sul müügikandidaat. jah, et ta läkski, ma enam ka peast ei mäleta, kusagil seal kevadsuvel vast ta läks välja, onju, aga, ahah, aga noh, tegelikult olekski ju võinud siis mõelda, et seal see hoog on sees. noh, jälle teistpidi oleks-poleks on ju, et tollel hetkel ma vaatasin, mul oli võimalus valida, et kas ma müün midagi, mis on näidanud tugevust ja müün jupikaupa, on ju, või müün asju, mis on jätkuvalt augus ja võib-olla isegi kahjumis minu jaoks või noh, lihtsalt nagu väärtussuhtarvude mõttes ebamõistlikud müügid. ja eks ma sealt proovisin siis oma otsuseid kuidagi teha, aga jah, võib-olla ei saa öelda, et see minu investeerimisotsust väga nagu mõjutas, aga ma sisemiselt unustasin täiesti ära et mida see selline hoogne koondamine tegelikult ettevõtte finantsidele tähendab. sest need numbrid, mida on Amazon ja Meta Platforms, see inimeste arv, mida seal nagu näidati koondamisnumbrites, no need olid ikkagi väga-väga suured numbrid, onju. aga jah, kui ma mõtlen pikaajalises portfellis, ma ise ei taha üldse midagi tugevusse müüa, et minu meelest see Nvidia on nii hea näide, nüüd siin paar päeva tagasi hakkas jälle sealt külgsuunalisest vahemikust järgmist leg up'i tegema, on ju, rallis jälle tegi breakout'i, et kui palju ma eelmise aasta keskel ja suvel juba nägin Twitteris ja kuulsin seda, et Mm. Nvidia on ülemüüdud, skämm, kohe kukub, kohe crash ib, võtke kiiruga kasum ära ja vot see tuleb jälle see päevauudiste või noh, mitte ka uudiste, aga siis ütleme, ma ei mõtle nagu päevauudiste ja asjade all ainult mingeid ajalehti, aga ma mõtlen nagu üleüldse sotsiaalmeediat ja kõike, Ja, et see kõik mõjutab, vaata, ja teiste arvamused ja asjad, aga noh, ongi see, et ma ei tea, ma Twitteris need, kes ütlesid, et Nvidia tuleb, ma ei tea, 400 peal maha lõigata, ma ei ole isegi mingeid vabandusi näinud, et et noh, saad aru, et see on nii igatepidi nii lamp. kuule, aga teema edasi, et kuna meil on uue aasta esimene saade, siis ma arvan, paratamatult vaatajad-kuulajad tahavad ikkagi, et me korraks võtaks teemaks ka eelmise aasta tulemused, aga ma küsiks sult nii, et kuidas sa hindad eelmise aasta portfelli riske ja volatiilsust? kas oli sul nagu riskidega seoses midagi, mida sa mõtlesid, et peaks ümber mängima või kuidas portfelli volatiilsusega nagu hakkama said ööune mõttes? sain väga hästi hakkama. mm, ja võimendus mul mingi pudin oli ühe ettevõtte alt iibe konto peal lahti, aga mul oli siis nii-öelda see back-up plaan, et kuidas ma ta kohe kinni panen vajadusel, kui turg peaks minema neid 2022 oktoobri põhjasid kuidagi testima, onju, et mul olid seal mingisugused trailing stop'id paaril asjal peal ja no rahavoo mõttes ka oleks saanud raha vajadusel peale kanda. Et ma ei tunne, et ma ülemäära palju riski eelmine aasta võtsin või et see portfell oleks kuidagi volatiilne olnud. Lihtsalt nagu igal teisel investoril vist, et enamus tootlusest tuli koju novembris-detsembris on ju, et ma veel oma ettevõtte iibekontodega vaatasin, et oktoobri lõpu seisuga ma olin põhimõtteliselt enam-vähem nullis ja siis november-detsember tõid kogu selle aasta tootluse. ja miks ma niimoodi küsisin, ma just hommikukohvi kõrval mõtlesin, et uus aasta, aasta saab läbi, kõik küsivad, mis oli tootlus, kuidas läks, palju Mm. raha teenisid ja see on nagu naljakas, et keegi ei küsi kunagi, et mis riskiga sa seda tootlust said või kuidas sa oma nagu portfelli volatiilsust vaatad, sellepärast et see tootluse küsimine ja üksteisega võrdlemine paneb nagu aina enam sellele tootlusnumbrile keskenduma ilma riske vaatamata. ja siis on vahel võib-olla see, et justkui nagu, et peaks võitma ju see, kellel on kõige kõrgem tootlus nii-öelda. aga kui ta 3 aastat teeb ülikõrget tootlust, 4. aastal riskid realiseeruvad ja 5. aastal teda enam ei ole mängus, siis kui oluline see 3 aasta tootlus üldse oli, on ju. et sellepärast
noh, minu vaata kvantitatiivses numbrite maailmas kõik vastused on numbrites. ma võin oma tootlust tõsta, see ei ole küsimus. küsimus on see, et mis riskiga ma seda tõstan, seda tootlust. et ma võtan rohkem võimendust, kontsentreeritumat riski, rohkem riski, agressiivsemalt breakout'e. et see on minu jaoks see küsimus, et mis riski eest ma saan oma tootlust ja kuidas see portfelli volatiilsuses kajastub, et ma saaksin oma portfellist elatuda. Ja väga head mõtted, väga hea küsimus ka ja noh, kui ma siin veel midagi jagada või selgitada püüan, siis on ju, et ettevõtte portfellis mul on kuidagi lihtne, et see strateegia on nüüd paigas, sinna tuleb mingi rahavoog peale, seal ma tean, mida ma teen, mida ma ostan. Eraisiku portfellis ma eelmisel aastal pigem üritasingi olla konservatiivne, et kogu aeg ette prognoosida vähemalt niisugune paar-kolm kuud, et kui palju mul see rahavajadus võiks olla ja pigem müüa ennetavalt, mitte et olla sellises olukorras, kus ma tean, et mul on vaja mingid ehitusarved maksta ja ma pean kohe midagi müüma. et aasta lõpus siin korraks tekkis selline hetk, kus ehitaja pani hästi lühikese maksetähtaja, mul oli oma viimane makse vaja teha ja siis ma vaatasin, et okei, et nüüd on täpselt see koht, mida ma mõnes mõttes kartsin, et võib juhtuda, kuigi meil oli kokku lepitud, et on ju, et ma ei tea, maksetähtaeg tuleb seal paar nädalat, siis järsku tuli ta paar päeva ja, ja õnneks oli turg seal, kus oli, aga lisaks siis sellele, et mul oli neid puhvreid juba olemas ka, et ma eelmisel aastal võtsin ikka eraisiku portfelliga pigem konservatiivselt, et ei olnud seal võimendust ja kogu aeg oli sell list olemas ja olid mõned trailing stop'id ja midagi sai maha müüdud siis jooksvalt ka kogu aeg. okei okay., sest jah, ma vaatasin, me mõlemad võtsime oma blogis eelmise aastaga numbritega kokku, et kellel on, ei ole vast mõtet neid postitusi siin täiesti põhjalikult uuesti läbi lahata, et kes tahab, võib peale saate vaatamist blogist lugeda, minul on see küll ingliskeelne, aga ma selles Äripäeva saates võtsin oma numbrid ka kokku. tead, ma tunnen, et ma enam nagu ei taha neid kokkuvõtteid kirjutada. osad on nüüd läinud seda teed, et kirjutavad järjest põhjalikumaid siukseid kas kuu või aasta ülevaateid, aga mina tunnen, et nagu sa ise ütlesid ka, et see tootlusnumber, see ei ole enam oluline, eriti praegu selles valguses, mis ma oma ettevõtete portfelliga teen ja kus see minu fookus on, sest eraisiku portfell, noh, ta elab oma elu, kui on sealt vaja raha võtta, siis võtan, that's it, mul ei ole seal mõtet midagi mõõta, on ju, mingeid üübereesmärke panna. ettevõtte portfelliga on lood teised ja, aga seal ma ka ei saa, ma ei saa seda tootlust üle tähtsustada, sellepärast et ma panen sinna raha iga aasta juurde ja jätkuvalt täna ma panen justkui olulisi summasid võrreldes selle portfelli suurusega, mis tähendab, et minu jaoks palju-palju olulisem mõõdik tootlusest on see, et kui palju see portfell kasvas netos, Mhm, eurodes mõõdetuna, on ju. mhm. ja, ja selle mõõdiku järgi oli eelmine aasta nagu hästi hea aasta ja olen igati tänulik, et nii läks. ma just tahtsin öelda, et ma sain sinu blogist lugedes ka aru, et meil mõlemal oli hea aasta, eelmine aasta ja võib rahule jääda, aga midagi, mida su blogis seal postituses lugesin ja tahtsin sult küsida, et sa olid seal oma paremate positsioonide tootlused välja toonud, aga sa unustasid need tikerid lisada. et mis ahah, aktsiad need on? ja. No tulge Miljoniklubisse, 5.–9. veebruar on ainult järgmine raha eest liitumine. või? Näed, kõmm, kas ainult raha miljoni. eest saab teada? ütle siis vähemalt see 140% tõus ja mis sul kõige parem? ma ei tea peast No ausalt tead, öeldes. tead, tead, kõige ei paremad päriselt tikker. ka ei tea. ma korraks just enne saadet käisin selle postituse, scroll isin läbi, sest ma mõtlesin, et sa niikuinii küsid siit midagi ja siis ma vaatasin, et okei, et ma olen need top öelnud, aga ma täpselt ei tea, missugune neist oli. mul on aimdus, et mis nendest võis olla, ütle aga sektor siis, kui sa ei taha ettevõtet öelda. no ma arvan, et ma kahtlen siin tegelikult kolme erineva sektori vahel ka, aga ma arvan, ma ei tea peast tegelikult, ma arvan, et see võis olla Salesforce, aga vabalt võib olla ka üks finantssektori ettevõte tegelikult. okei, aga sa tõid siin selle miljoni klubi välja, et kuidas siis, sa oled nüüd üle paari aastat, paar aastat oled seda run inud, et kuidas siis miljoni klubil tervikuna, kas te võtate ka aasta kokku ja kõik näitavad oma häid kõrgeid tulemusi, kuidas Märteni juhendamisel kõik oma miljoneid kokku kraabivad? no
ma arvan, et päris nii ei ole, et meil oli aasta esimene videokõne oli just siin 2. jaanuaril ja, ja see struktuur on tavaliselt nii, et ma siis jagan enda mingisugused mõtted ja tulemused ja tegemised ära ja siis me saame väikestes sellistes gruppides, ma ei tea, 4 kuni 6 inimest, Zoom võimaldab seda, et inimesed saavad ise arutleda, mina annan need teemad ette ja mina ei tea, mis seal vestlustubades toimub, on ju, et kes kui häid tulemusi näitas. Et ma pärast chatis küsisin, kellel kuidas läks, et siis ja privaatne vestluskanal Discordis on meil ka olemas, et mul mingi aimdus on ja nii tootluse osas kui siis netovara kasvatamise osas, et ma pigem ise püüan inimesi utsitada jälgima seda netoportfelli kasvu ja mitte nii väga rõhku panema sellele tootlusele. See on oluline, on ju, et sa pead nagu ikkagi vaatama ja võrdlema veidi võrdlusindeksitega ka, et kas see passiivne ETF-i strateegia on võib-olla mõistlikum, on ju, aga pigem seda järjepidevust ja seda portfelli kasvu. nojah, aga see järjepidevuse portfelli kasvuga on see, et üks neiu hiljuti ütles, et ta oma mitmeaastase investeerimisteekonna jooksul on nüüd saanud tagasi nulli tänu portfelli juurde pandud rahale. ja me küll Miljoni klubist ei rääkinud, aga ma tean, et ta on Miljoni klubi liige, ilmselt vaatab seda videot ka. et ma lihtsalt nagu mõtlengi selle peale, et muidugi see on pikaajaline mäng ja kõik see mingi hetk võib pöörduda ja see sisse pandud raha hakkab tootlust teenima, et see ei ole nagu kuidagi etteheite, lihtsalt minu jaoks iseloomustab hästi seda reaalsust, et võib-olla ongi meedias, sotsiaalmeedias võib jääda mulje, et kõik ainult raha turule ja kõik lükkavad haiget tootlust kokku, aga reaalsuses näed, inimene ütleb, et näed, ma panen raha juurde, et tagasi nulli tulla, vaata, et noh, see on ka nagu jällegi, minu jaoks on see samas ka üks näide, miks mulle see osta-hoia ei meeldi ilma väljumisplaani ja iga riskihalduseta, et ikkagi mitme aasta perioodis tahaks tootlust ka näha. no eks see sõltub sellest alguspunktist, et õige mitmed Miljoni klubi liikmed on ka alustanud 2021, 2022, on ju. ja kui me mõtlemegi selle peale, et kui sa võtsid oma mitme aasta säästud ja alustasid nendel aastatel, panid nagu kõik turule, on ju, siis said esimese raksaka kohe sisse, siis ju kaob ära see julgus raha juurde panna alguses, on ju, siis sa sõidad selle languse läbi ja võib-olla ka 2022 oktoober, november, detsember ei julgenud, 2023 pool aastat ka veel vähemalt mõtlesid, et mine sa tea, on ju, et kas on nüüd pulliturg või ei ole, kas on see langusfaas läbi. ja oktoober ehmatas ju ka eelmine aasta veel päris korralikult. väga palju oli meil seal diskussiooni selle üle, et kas võtame uuesti need 2022 põhjad välja või mitte, on ju. ja see näitaski minu jaoks seda meelsust ka, et osadel oli jätkuvalt see skepsis ja hirm sees, et kas me ikkagi oleme tõusufaasis, kas me oleme pulliturul või ei ole. siin meenub mulle üks hea point, millest ma Äripäeva saates ka just rääkisin, aga topelt ei kärise, et aasta lõpus mul oli üks selline ahaa-moment. vaata, me rääkisime mingi saade siin nendest klikkidest ja neid klikke tuleb kogu aeg pidevalt juurde. ja üks sihuke klikk, vaata, kui ma nagu meenutasin endale, miks ma teen oma asju nii, nagu ma teen, siis üks see taipamine oli see, et minu see tootlus ja raha ei tule sellest, et ma tean midagi, vaid see tuleb sellest, et ma ei tea tulevikku. ja miks see tuleb sellest, et ma ei tea, on see, et kui mina teaks midagi, mis turul hakkab juhtuma, siis ilmselt teaks seda ka turg, sest mul ei ole USA SB500 ja USA aktsiate kohta mingit siseinfot. ja kui turg teab seda, siis see on juba hinda sisse arvestatud, see liikumine on juba selleks hetkeks toimunud, kui kõik teavad seda minuga koos. ja siis ei ole seal enam seda riskipreemiat. See riskipreemia on teadmatuses, selles julguses võtta teadmatuses riske, mitte siis, kui kõigile kõik selge on, siis ei ole enam preemiat teenida. ja vaata, minu meelest ongi siin üks see päevauudistele keskendumine ja massiga kaasajooksmine, et nüüd on selge, et turud tõusevad, nüüd on aeg osta, siis ei ole seal enam mingit preemiat teenida, sest et see hetk, kui sa oleks pidanud riski võtma, kui ta külgsuunas liikus ja arvati, et äkki hakkab kukkuma ja kukkumishirmus ei ostnud, vaat sa jäid sellest preemiast ilma.
ja minu jaoks oligi see suur klikk, et ma teen oma strateegiaid nii, nagu ma teen ja ma pean uusi strateegiaid mõtlema ka selle mõtteviisiga, et ma teenin sellepärast, et ma ei tea ja tänu sellele, et ma ei tea ka turg ja tänu sellele on seal see riskipreemia, mida ma saan teenida, sest kõige parem, kaks väga head näidet eelmisest aastast. Nvidia tõusis aastaga 200%. Ega aasta tagasi Nvidiat ostes ma ei teadnud, et Nvidia tõuseb. Kui ma oleks seda teadnud, oleks turg teadnud, seda tõusu poleks olnud, sellepärast et see oleks sisse arvestatud juba hinda. Ja teine asi see, kui ma siin eelmises saates oma seda optsioonitehingu 30X-i rääkisin, ega ma ei teadnud, et turg viimase 2 tunniga 1,5% kukub. Kui ma oleks seda teadnud, kõik oleks seda teadnud, siis seda kukkumist ei oleks tekkinud lihtsalt sellepärast, et turg juba positsioneerib, inimesed positsioneerivad ennast sellele kukkumisele ja siis seda lihtsalt puht füüsikaseaduse järgi ei saa tekkida, sest kõik on juba valmis, kõik on juba oma otsused teinud selle põhjal. aga kuna keegi ei teadnud, et turg kukub 2 tunniga 1,5%, tänu sellele oli seal see 30X-i preemia. Et midagi võib-olla, mida vaatajatel-kuulajatel nagu mõelda, et sa ei saa teha täna teadaoleva info pealt mingeid väga kasumlikke otsuseid. See lihtsalt ei toimi nii, sest turg on juba positsioneerinud ennast selleks võimaluseks. Või mis sa väga hea, arvad? et sa seda räägid, et sellepärast mulle see, ja ma olen täitsa nõus, lihtsalt see tehnika on siis erinev, kuidas me seda põhimõtet rakendame, et minu see väärtus suhtarvude ajaloolise keskmise juurde tagasi pöördumise kontseptsioon ongi sisuliselt seesama, on ju, et sa ostad seda nõrkust siis, kui kõik on väga-väga must, aga võib-olla natukene vähem must, kui oli eelmisel nädalal, on ju. Et siis on need kõige toredamad hetked ja sa ei näe nagu mingisugust reaalset käegakatsutavat põhjust, miks see äri peaks ümber pöörduma, miks see aktsia hind peaks just nüüd ümber pöörduma ja hakkama tõusma. aga sa usaldad seda põhimõtet või protsessi, on ju, teed seal mingid back-up kontrollid igaks juhuks ära jätkusuutlikkuse osas näiteks ettevõttele ja nii on. No sellepärast tähtsustataksegi seda protsessi, mitte lühiajalist tootlust või uudiseid või mingit infomüra. aga üks Mhm. asi, mida ma tahtsin veel su selle blogipostituse kohta küsida, et sul oli seal selline lause, et osta parasjagu soodsate või mõistlike väärtussuhtarvude tasemel kauplevaid suurepäraseid ettevõtteid ja jälgi ka sektori rotatsiooni mudelit. Millist mudelit? Mhm. Mis? Sektori rotatsiooni mudel ongi selline asi, sector rotation. Pikk lugu, aga sõltuvalt siis turufaasist, tavaliselt kui algab pulliturg, siis on näidatud, et teatud sektorid hakkavad liikuma kõige kiiremini a la tehnoloogia, on ju. nii, ja selleks, et turg jätkaks oma tõusu, me räägime nüüd siin aastate perspektiivist, mitte nädalad, kuud või kvartalid, siis tasapisi hakkab roteeruma see aktsiate mm, grupp siis, või need sektorid, mis veavad seda turu tõusu ja mis toovad selle tõusu siis nii-öelda jah, mis seda tõusu veavad. ja alguses on ühed sektorid, siis on järgmised ja lõpuks, kui me jõuame välja sinna, et kõige paremat suhtelist tootlust näitavad esmatarbekaubad ja kommunaalfirmad, siis tegelikult see tõusutsükkel on ennast tasapisi ammendamas, on ju, et siis on niisugune risk-off mode hakkab vaikselt tulema investoritele ja kauplejatele sisse ehk nähakse, et kõige parem on nüüd positsioneerida ennast, ennekõike fondijuhid siis on ju, et kõige parem on ennast positsioneerida kaitsvatesse aktsiatesse ja pigem kaitsta suurte languste vastu, et justkui suur tootlus mingites teistes riskantsemates sektorites on tehtud. kuule, aga sektoritest rääkides, et ma tean, sul vähemalt dividendiportfellis üsna oluline osa on varasemalt olnud energiasektoris, ma ei tea, kas endiselt on, aga energiasektor on nüüd 1,5 aastat külgsuunas liikunud, 2023 oli põhimõtteliselt flat nullis, kas sa nüüd ja sa oled rääkinud, et need toormetsüklid on väga pikad, et sa tuletad seda endale aeg-ajalt meelde, et kas ootad nüüd sellel aastal või siit edasi sellest külgsuunalisest konsolideerumisest järgmist jalga üles või mis mõtted sul energiasektoriga on? ma ei tea, ega ma ei oska ennustada, on ju, et kui ma tahan mingit jutukest välja mõelda, siis ma võin ju rääkida seda, et siis, kui majanduslanguse hirm on läbi saamas, siis võiks mingi nafta hinnale tulla mingisugune piid, on ju,
et a la nafta hind võiks stabiliseeruda või pöörduda tõusule või mida iganes, siis kui see nõudlus kasvab või kui pakkumist kärbitakse, no mida iganes, mis jutukesi võib siin välja mõelda. Ma olen lihtsalt harjunud tegema seda, et ma ostan seda sektorit siis, kui seal on suhteline nõrkus ja ostan seda siis, kui need ettevõtted tunduvad fundamentaalide järgi mõistlike väärtuskordajate juures. ja eelmise aasta suvel näiteks siis ma ostsingi mõned korrad energiasektorit juurde ka, paari üksikut ettevõtet. mingi hetk tundsin, et ma ei oska isegi osta konkreetset firmat välja valida, vaid võtsingi energiasektori ETF-i, on ju, kus need kõik need major'id on sees, ma ei tea, palju seal on, 40 või 70 ettevõtet või. Mhm. Okay. Et jah, ma nagu ei oska ennustada, et igati tagantjärele vaadates tundub loogiline, et kui 2 aastat oli energiasektor parima tootlusega sektor SB500-s või üldse globaalselt ka vaadatuna, et siis 2023 nad settivad ja korrigeeruvadki ajas siis nii-öelda, on ju. Ja aga mis see aasta toob või järgmine, ma ei tea. Ma tean seda, et praegusel nafta hinna tasemel need ettevõtted, mis on minu portfellis, need on rahavooliselt ja kasumi mõttes igati kasumlikud, et nende see break-even või see mm, kulude baasilt arvutatud hind on siis madalam, kui on toornafta hind täna maailmaturul, ehk nad on kenasti on ju rahavoo positiivsed ja kasumlikud. Okay. No hästi. Kuule, korra ma tahtsin tegelikult tagasi tulla selle miljoni klubi juurde, et lihtsalt sellepärast, et inimestel mingit vale arusaama ei jääks või tekiks, et, et, et sa siin küsisid, on ju, mis need tikkerid on ja siis ma ütlesin, et ma seal miljoni klubis jagan, et noh, kogu selle investeerimisklubi mõte ei ole see, et ma olen mm, mingi guru, kes valib neid aktsiaid ja siis jagab, on ju, kuidagi seal ja see on selle kõige-kõige asja kõige suurem väärtus, et see on lihtsalt üks komponent, aga teine asi on seal, mida aeg edasi, seda rohkem on näiteks selliseid asju, et klubi liikmed küsivad, et kuulge, et praegu tundub, et on äkki Skandinaavia aktsiatel on mingi soodne koht, on ju, et Rootsi kroon on nõrk, äkki vaataks sinna peale ja siis mina olen see, kes võtab nädal aega, käib selle listi läbi, on ju, teeb sealt mingi screening'u, võtab sealt 5 kuni 10 ettevõtet, tutvustab neid klubi liikmetele, nii sisu, mida ärid teevad, vaatame tehnilist pilti nii palju, kui oskame, vaatame valuatsiooni suhtarvu, arvusid, on ju. et ma ütleks, et sealt seda väärtust tuleb rohkem kui see, mis mina oma portfellis teen, sellepärast et igaühe riskitaluvus ja see investeerimisele lähenemine on ka väga erinev, on ju, et ma ise olen ka siin pikalt olin dividendiaktsiate usku, siis paugutasin vahepeal krüptoga, on ju, tegin seal midagi kasvuaktsiatega ja, ja investorid on täpselt samamoodi ju väga erinevad. ma näen, et meil on hästi palju klubi liikmeid, kes on väga tehnoloogiaaktsiate usku ja kelle portfell koosnebki põhimõtteliselt Nasdaq 100 ja siis neid suuri ettevõtteid ükshaaval ka veel võetud, on ju. et see on nagu see nende uskumus ja nägemus ja see ongi igatipidi fine, et minu roll seal klubi eestvedajana on see, et ma toon erinevaid võimalusi lauale, ma analüüsin neid võimalusi, mis turg meile on pakkunud, olgu nad siis siin võlakirjad või mingisugused erinevad fondid või muud investeerimispakkumised. ja siis ma hoian kogu seda teemat inimestel laua peal, sellepärast et öelge, mis te tahate, nagu minu jaoks tootluse roll on ülehinnatud, kõige olulisem on järjepidevus oma portfelli raha juurde panemisel, kui sa oled seal selles portfelli ülesehitamise faasis. No see viimane lause nüüd põhimõtteliselt canceldas ära mind, et kui su portfelli raha juurde ei pane, siis on nagu üldse mõttetu midagi teha. jah, mic drop, kõik, Mic drop. lõpetame ära, börsijutud on läbi. Kõik cancel datud. no No sina oled, minul, jah. sa oled teistsugune tegelane, on ju, et sa oled väga mitmes mõttes teistsugune. Mina kujutasin ette, et te regulaarselt saate Miljoni klubi liikmetega kokku kuskil pimedas keldriruumis, sa annad võimaluse kõigil oma käsi sinu kristallkuuli peale panna ja siis samal ajal sa kõrval laod kaarte ja räägid, mis järgmine aasta börsil juhtuma hakkab. Kahjuks ei ole nii, jah, et ma pigem olen loonud platvormi, kus inimesed saavad omavahel suhelda, jagada, püüan aidata eesmärke panna, on ju, et kuidas oma seda investeerimistegevust sihipäraselt üles ehitada.
ja siis muuhulgas jagan seda, mida ma oma portfellis teen, on ju. aga noh, lõppkokkuvõttes ka, et sina juba tõenäoliselt tead, et ma olen selline investor, kes on natuke sihuke margikoguja tüüpi, et ma ostan väga palju erinevaid aktsiaid ja pigem ka siis väiksemate summade eest, mis tähendab seda, et võib-olla mõnikord ma videokõnes jagangi, et näete, ma ostsin 10 või 12 sellist erinevat aktsiat, on ju, Mhm. see ei ole see, et see on nüüd see järgmine rakett, millega me 2 kuuga teenime kõik, on ju, ma ei tea, mis iganes boonuseid ja raha, on ju. Jah, aga võib-olla selle mic drop'i järgselt ma lihtsalt tahaks oma selle arvamuse öelda, miks ma teen asju nii, nagu ma teen, on see, et minu jaoks tegelikult nagu seda ükskõik kas osta-hoia portfell või osta-hoia indeksi tootlust iga-aastaselt on kuidagi nagu mõttetu liiga tõsiselt võtta, sest ajaloos on hetki olnud ikkagi 100 aasta jooksul nii paar-kolm korda, kus sa võid aastaga anda tagasi aastate, ma ei tea, 10 aasta tootluse. ja sellepärast aastast aastasse mõelda, et oo, kõik tõuseb, kõik on hea, ma lihtsalt hoian, pensionil on elu ilus, ma panen raha kogu aeg juurde, siis see raha juurdepanek on tegelikult see püramiidistamine, see, mida mina trendikauplejana ei tee, et ma trendil paneks kogu aeg raha juurde. aga osta-hoia näiteks indeksinvestorid teevad seda, et nad panevad kogu aeg raha juurde trendi peal, kui kõik tõuseb, ehk siis see hetk, kui turg crash ib, kui ta crash ib, mis on tihti õnnega seotud lihtsalt olenevalt, mis kümnendil sa juhtusid elama ja investeerima, aga kui see sinu eluajal siis see crash tuleb, siis ja 10 aastat turg taastub, ei pruugi taastuda kohe nii nagu 2020. kui ta taastub 10 aastat, siis sa oled just kõige rohkem raha pannud sisse sellel kõige kehvemaks hetkeks, kui kõik crash ib. ehk siis sa nagu võimendusega paned allapoole, noh, nii-öelda mitte selle klassikalise mõttes võimendusega, et sul Mhm. laen oleks, aga sa oled nagu oma säästud sisse pannud, sa oled oma noore eluajal elu edasi lükanud, et sul on hiljem rohkem raha ja siis sa naudid, onju. mis võib ka, mis enamus juhtudel ilmselt nii ongi, kui sul on järjepidevus, sa säästad, sa kogud, sa investeerid. aga ongi see, et nende sajandike sees on neid üksikuid juhtumeid, kus lihtsalt ebaõnnest kõik võib minna teistpidi ja mina ei taha seda riski võtta. ja sellepärast ma haldan aktiivselt oma portfelli. jah, no aga ütleme nii, et nagu paljud ei taha aktiivselt hallata ja selle jaoks on ka välja mõeldud ju ravim või lahendus ja see on varaklasside vaheline hajutamine, seesama 60-40 portfell, millest palju räägitakse, 60 aktsiat, 40 võlakirjad või siis see metoodika, et mida lähemale sa jõuad oma pensionieale, seda rohkem sa võtad aktsiariski maha ja paned sinna nagu midagi, mille hinnakõikumise ulatus ehk volatiilsus on väiksem, on ju, et selle jaoks on ju mingeid lahendusi, on olemas ka need aktiivsed nagu multistrateegia fondid on ju, mis erinevate varaklasside vahel liigutavad seda raha sinu eest. noh, minu arvutused ja nii palju, kui ma seda statistikat ise olen teinud, näitavad seda, et need, mis on tootestatud, need strateegiad, kuna neil on suhteliselt kõrged haldustasud ja, ja see varaklasside vaheline otsuste tegemine on sihuke noh, raskesti hinnatav, et enamus on ikkagi ju kvalitatiivselt neid otsuseid tegevad fondijuhid, mitte kvantitatiivsed strateegiad, siis, siis sellised lahendused on võib-olla mitte kõige paremad lahendused, mida passiivse või niisuguse rahuliku investorina võtta. ja minu poolest igaüks valigu endale see õige, mis temale tundub õige ja hea. et minul, noh, selles mõttes keegi ei pea tegema asju nii nagu mina, mul on täiesti ükskõik, kuidas keegi teine oma portfelli või raha haldab, onju. et mind see minu elus ei mõjuta. ja siit see mõte ka, et minu jaoks investeerimine üleüldse on nii personaalne, et ma ei kujuta ette, et keegi ütleks mulle, mida ma pean oma portfelliga tegema või mis aktsiaid ostma või kuidas seda hallata või et ma ise tahaks teha kuidagi samamoodi nagu keegi teine, et ma ei kujuta ette, kuidas see üldse peaks võimalik olema, et me kõik oleme nii erinevad, meil on erinev vanus, kapitali hulk, erinevad sissetulekud, kohustused, erinevad soovid, eesmärgid, tegevused igapäevaelus.
me ei saa teha kõik mingi ühesugust portfelli või samu aktsiaid osta ja siis, ma ei tea, no loota mingi ühte asja. mõnes mõttes ma olen sinuga nõus, mõnes mõttes ei ole, vaata, et see maailm on sinu jaoks hästi-hästi oluline ja sina tahad seda rätsepa lahendust justkui on ju, midagi, mis sobib sinu jaoks. aga on väga palju inimesi, kelle jaoks täpselt samamoodi me võime paralleele tõmmata trenni või toitumisega. on inimesed, kelle jaoks need mingid segmendid nende elus ei ole nii olulised ja nad tahavad mingit lahendust, sest midagi on parem kui mitte midagi. vaata, nii on. vaata jaa, aga trenn ja toitumine, natuke on börsi puhul nagu raske paralleele teistest valdkondadest tuua, sest börsil me konkureerime kõik omavahel. et see oleks justkui nagu mingi spordivõistluse toomine, et sa oled seal stardijoone taga, sul on konkurendid kõrval ja siis sa hakkad neid aitama, onju, et näe, võta minu võlujooki, sul on võhm parem, onju. noh, sa pigem ei tee seda, vaata et börs on koht, kus inimesed konkureerivad, kapital läheb ühest taskust teise, raha liigub käest kätte. see on kõrge konkurentsiga koht, kus ma ei taha lahendusi, mis sobivad kõigi jaoks, sellepärast et ma pean olema teistest parem seal. aga ei lähe börsil raha käest kätte, see läheb sinu ajahorisondis. minu ajahorisondis ei lähe. minu no ajahorisondis luuakse väärtust. rahvastiku arv kasvab, majandus kasvab, produktiivsus kasvab, sealt tuleb lisandväärtus ja luuakse uut raha. inflatsioon annab oma panuse, on ju, sellesse, et nominaalsed hinnad tõusevad. okei, aga võtame siis selle hea näite, mis siin viimase 3 aasta jooksul oli Eesti kohalikele investoritele. väga hea näide boom and bust'ist. Funderbeam tõusis, eufooria, kõik ostsid, kukkus, tragöödia, kõik müüsid. raha liikus taskust taskusse selle 3-4 aastaga. olen rääkinud inimestega, kes müüsid Ampleri õigel ajal ära, noh, nii-öelda jutumärkides õigel ajal tagasivaatavalt, et nad teenisid sellega raha, mõned teised suurelt kaotasid. Need, kes kaotasid, nende raha liikus nende võitjate taskusse. ja sinna ei pandud kuidagi portaali kuidagi nagu mingi raha juurde, et näed, nüüd võtke, jagage see ära. ei olnud mingi käest kinni lõkke ümber tantsimine, kõik saame rikkaks. ei, osad hävisid, osad said raha. ja mina arvan, et see ka a la USA aktsiaturul 10 aasta pildis võib mängida samamoodi välja, et need, kes ikkagi 2008 hävisid ja müüsid seal põhjas ära, jah, nad müüsid seal põhjas, aga seda sa ei tea oma loomu poolest või oma rahavajaduse poolest kriisis, et sa võib-olla pead müüma, sul ei ole valikut. ja seal ikkagi ka raha liikus võib-olla 10 aasta perspektiivis ühest taskust teise. no võib-olla Funderbeami osas ma saan täitsa aru, mis sa mõtled ja et seal oli see mull see on lihtsalt niisugune ühtepidi on ju väiksem turg ja hea näide, ja kuidas võib-olla ja kuna enamik investoreid olid seal eestlased, siis võib-olla inimesed omavahel arutasid, on ju, et näe, kuule, see on hea ettevõte, sa osta ka seda, mina ostsin. aga vot ma sulle seda ei ütle, et ma nüüd ülehomme müün, kui sa oled ära ostnud. mm, ma sulle seda ei ütle. sina jääd hoidma, sa hävid. mina võtsin oma raha välja sinu arvelt mm. osaliselt. et seal ikkagi minu jaoks nagu ongi naljakas see, et kõik võtavad kätest kinni, laulavad Kumbaya, onju, et kõik saame jõukaks, aga tegelikkuses on see, et nad on ikkagi omavahel kõik turul konkurendid, mida väiksem see turg on, a la nagu pokkerilaud, mis läheb nagu näitena väga väikseks kokku, siis ei ole see, et Mm. sa näitad kõigile oma kaarte ja ütled, et kuule, aga proovime kõik võita. ei ole ju nii. no ma mõistan sinu mõttemaailma. ma valin mõelda ise teistmoodi ja üle pikema horisondi. Mhm. kas me saame sellele sul on teemale tunne. joone alla tõmmata või? ei, minu poolest mul võib on, joone alla tõmmata. mul on üks küsimus sulle nii, ja see on nüüd täiega sinu maailma ähm, ja teemasse. ehk okei. siis meil on selline tuntud hedgefondi haldur või tegelane nagu Stanley Druckenmiller on sinu jaoks tuttav nimi. ja on. Et kes ei ole temast kuulnud, siis teadke, et umbes selline 10+ aastat haldas ta kunagi George Sorose jaoks raha siis fondijuhina ja paarkümmend aastat pidas siis oma hedgefondi ka ja väidetakse vähemalt, et tema on üks oskuslikumaid riskihaldajaid, ta on siis
ma ei teagi, kuidas tema kohta öelda, et kas investor või kaupleja on ju, et noh, pigem ta on ju aktiivselt toimetav ja, ja noh, nii palju kui ma minevikus tema seda tootlusajalugu vaatasin tema enda hedge fondil, siis väidetavalt tal ei ole mitte ühtegi negatiivse tootlusega aastat olnud ja keskmine aastane tootlus siis ligikaudu 30% aastas. Ja hiljuti ühes saates tehti juttu tema riskihalduse põhimõtetest, kus toodi välja siis see, et kui turg trendib, siis ta näiteks ostab 1000 aktsia suuruse positsiooni. Kui ta kuidagi tunnetab, et tajub, et on mingid supervõimalused, siis võib-olla ostab kas 3000 või 5000 aktsiat, on ju, ehk 3 kuni 5 korda rohkem koguseliselt. Kui on segased ajad, siis ta ikkagi püsib sees võib-olla ainult 5 või 10% suuruse summaga, et a la 1000 aktsia asemel ostab 500 või 100 aktsiat. Et lihtsalt hoida seda tunnetust, olla kogu aeg turul sees, toita oma mingisuguseid teemoneid, mis seal kuidagi võivad talle öelda, et äkki ikka õnnestub siin raha teenida keerulises olukorras ka või mida iganes. Et kas sina oma kauplemises teed sedasama, et sa per positsioon või per strateegia kuidagi neid summasid ka nihutad vastavalt sellele, kui suur sul see veendumus ehk conviction on või sul käib kõik hoopis kuidagi teistmoodi? no esimene oli see, et jaa, Druckenmiller on kõva vend ja mingis saates ma siin minu meelest mainisin ka seda mingil teemal, et 30 aastat tegi 30%-st tootlust ja ei olnud ühtegi negatiivset aastat. aga see, et tema tunnetus, et on nii, mitte naa, on ikkagi väga subjektiivne ja väga selline individuaalne skill suure osa õnnega. et ikkagi ilmselt, kuigi Druckenmiller on väga edukas ja tubli, ilmselt on tuhandeid ja kümneid tuhandeid, kes on proovinud ka oma tunnetuse järgi teha börsil otsuseid, aga ei ole saanud 30 aastat 30% ilma negatiivsete aastateta. ehk siis alati on ka mingi õnnefaktor, et ma ei taha öelda, et Druckenmiller oleks mingi lotovõitja, kindlasti mitte, sest et lihtsalt juba see pikaajalisus, et ta on, kui oleks see 3 aastat, aga kuna see on 30 aastat, siis see näitab, et seal on taga midagi rohkemat kui lihtsalt õnn. aga siiski, kui väga palju inimesi proovib, siis alati on see, et see üks Buffett tuleb sealt lõpuks välja, on ju, et see on ka selline statistiline ja numbrite ja tõenäosuse mäng. aga et kui miljon inimest proovib, siis üks tuleb sealt miljardärina välja. aga nüüd sellest põhimõttest rääkides, et minu need summad muutuvad kogu portfelli väärtuse muutusega, et kui mu portfell kasvab, siis mu positsioonid kasvavad. kui mu portfell kahaneb, ma olen drawdown'is, siis ma tõmban positsiooni suuruseid väiksemaks. et see on see anti-martingale, martingale, anti-martingale protsess, vaata, et ühel juhul sa oled kasiinos ja iga kord, kui sa kaotad, siis sa duubeldad oma suurust suuremaks. see on rohkem need ostahoiad, kes tahavad keskmistada oma keskmist ostuhinda ja nii-öelda kukkumisel ostavad juurde, duubeldavad. mina vastupidiselt kukkumisel tõmban riski vähemaks, sest turg läheb minu vastu ja siis, kui kõik jälle läheb mulle sobivas suunas, siis ma panen juurde. ma arvan, et Druckenmiller teeb väga, on teinud siis väga sarnaselt sellist trendikauplemise stiili ja põhimõtteid, et ta tahab pikkadest tõusjatest osa saada ja ta võitjatele paneb nagu suuremat panust, võtab rohkem riski, ei püüa kukkuvaid nuge, ei keskmista oma ostuhinda, aga samas lihtsalt kuna ta teeb seda subjektiivselt, siis ühelt poolt on see olnud tema tugevus, et ta risk on olnud kontsentreeritud ja kuna see risk on olnud tulus, siis see on väga head tulemust näidanud. aga teisalt, kuna see on nii subjektiivne, siis seda lihtsalt neid põhimõtteid kellelgi teisel replikeerida samamoodi on väga keeruline ilma reegliteta. okei okay. Ma just mõtlen, et see ja ta ikkagi nagu noh, need numbrid, need näited, mis mina tõin, et need positsiooni suurused justkui muutuvad väga-väga palju ja ma mõtlengi, et kas
kui kontseptuaalselt oled sa, no ma olen kuulnud teisi kauplejaid ka, kes ütlevad, et okei, et mul on see üks strateegia, ma võtan nagu trendi, kui trendib, siis ma olen sees, kui ei trendi, siis ma olen väljas, on ju. nüüd Mhm. versus selline kaupleja, kes ütleb, et ma ei tea, kas ta täna trendib, aga ma olen natukesega sees. vaata, see vaheldub ilmselt ka sellest, et Druckenmiller oma stiiliga võib-olla teeb 30 suurt tehingut aastas. mina teen 3000 väikest tehingut aastas. see vaheldub Mm. sellest, et mul on rohkem strateegiaid, rohkem erineva stiili ja faktoriga strateegiaid, mis üksteist kompenseerivad, et minu stiilist on see, et ma ei pane liiga suurt rõhku või ei lähe liiga detailidesse iga üksiku strateegiaga. et ma tahan need strateegiad individuaalselt hoida hästi lihtsad, sest lihtsad strateegiad on usaldusväärsemad ja robustsemad, et nad ei lähe katki, kui turg natuke muutub. Aga lihtsalt ma lisan neid lihtsaid strateegiaid 10 tükki, mis on erinevad ja üksteist kompenseerivad, siis minu see eelis on natuke teistsugune. ma ei mikromanageeri igat üksikut positsiooni üle, vaid ma vaatan nagu sellist suurt potti tervikuna ja teen hästi palju väikseid tehinguid. Mm. Okei, selge. See on see erinevus. Mhm. Ma olen rohkem kas see Jim Simonsi stiil. Ja ma just tahtsin küsida, et kas on mõni, et kui sa oled ka neid turuvõlurite ehk market wizardite raamatuid lugenud ja üldse uurinud neid, et kas on keegi, kes on jah sinu stiilile sarnane, aga tõesti see kvanthärra, keda sa nimetasid. Aga noh, Jim Simons on see, et tal on suur meeskond, kaupleb kõiki turge, toormeid, valuutasid, mis iganes eksootilisemaid turge võib-olla, ega ma täpselt ei tea, aga nii ma olen aru saanud. ja tema ikkagi võtab kogu data, ma olen aru saanud, nagu makro, mikro, makro, fundamentaalid, tehnilise ja Mhm. analüüsib seda sellisel võimsusel või on seda siis niimoodi ajalooliselt teinud, et noh, minul ei oleks sellist valmidust ega ressurssi teha ilmselt sellist kvantitatiivset tööd, nagu tema suur meeskond teeb. Mhm. No nii, kas tõmbame saatele ka joone alla või mida ilusat me saame öelda alanud aastaks meie vaatajatele ja kuulajatele? No mina saan öelda, et ma püüan lugeda rohkem ajalugu ja luuletusi, on ju, ja muud ilukirjandust. Aga sina, Markus? Mõelge turgudest ja elust rohkem iseseisvalt, ärge püüdke kedagi kopeerida ega olla keegi teine. et hallake oma portfelli täpselt nii, nagu endale õigem tundub ja tehke nagu keskenduge heale protsessile, ärge tehke halbade harjumustega mingeid halbu otsuseid. Kuldsed sõnad. Et järgmine aasta kontrollime siis, et kas te tegite kõik nii, nagu Markus ütles. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.